Nii, tere, minu nimi on Peeter. Mina sain täna juba 3. diplomi pastoraadi piiblikoolist. Et sellest ei tohiks teha seda järeldust, et seal tegemist on väga kehva kooliga, et siin peab mitu aastat järjest käima selleks, et mingisugunegi aimdus piiblist tekiks, vaid vastupidi. Et 2 esimest korda osalesin selles programmis, kus räägiti piiblist siis raamatute kaupa ja nüüd viimasel aastal teemade kaupa ja mina julgen arvata, et see on võib-olla kõige parem komplekt pastoraadi piiblikoolist osa saada, sest nüüd 3. aasta lõpuks mul hakkas tekkima mingisugune teadmine, et ma juba taipan piiblist midagi ja saan nagu sellest suurest sõnumist enam-vähem õigesti aru. Ja olen ka väga tänulik selle eest, et mind on Jumal juhatanud siia sellesse piiblikooli, et sellest osa saada. Ja aitäh meeskonnale. Kui sulle tundub, et sa võtad piibli lahti ja Vana Testament on täis väga koledaid asju ja sündmusi ja sa ei saa sellest nagu mitte midagi aru, siis on üks valik tulla siia pastoraadi piiblikooli ja siis on meil väga toredaid õpetajaid olnud, kes on need asjad ja sündmused lahti seletanud ja tegelikult nüüd elu on juba siuke, et need prohvetite raamatud on täitsa toredad raamatud, ei olegi enam nii väga koledad. Nii et tule ka ja saad ka teada. Tere, ma olen Fred ja ma olen siin lõpetanud siis selle pastoraadi piiblikooli piibel süvitsi kursuse ja mul on väga hea meel selle üle ja eriti hea meel on mul just selle üle, et ma seekord selle kursuse lõpule viisin oma elus, et kuna esimesel korral 2020, kui ma alustasin, siis tuli koroona peale ja ma jäin kahjuks eemale, mitte et ma koroonast ise oleksin kohe jäänud, aga lihtsalt ma kuidagi veebis õppimine mulle ei sobinud ja ma oleks tahtnud koha peal käia. Ja kuna ma olin piibli juba enne iseseisvalt läbi lugenud aastaid tagasi, siis ma just tahtsin liituda nagu sellise piiblikursusega, mis räägib piibel süvitsi teemadel, et seetõttu mul selle aasta see piiblikool väga hästi sobis. Et tõesti piibel ei ole selline raamat, et sa loed selle, kui sa ikka usklik kristlane juba oled, et sa loed selle korra läbi, et siis aitab, et nüüd on see raamat mul loetud, et ma panen selle riiulisse. Vaid tegelikult seda tulekski süüa, nagu me igapäevast leiba sööme iga päev. Ja mitte ainult leiba, vaid ka vorsti ja juustu, et me peame tegelikult piiblit kui Jumala sõna sööma iseenda sisse tegelikult igal päeval. Et ma näen ja kogen ka, et see pastoraadi piiblikool on aidanud mind usuelus edasi ja on toetanud kindlasti minu piibli tundmist. Mina tulin siia piiblikooli selleks, et paremini mõista piiblit, Jumala sõna. Et ma omaette naersin, et mul on häda mõistuse pärast. Ja ma tulin ja ma sain. Siin olid väga head lektorid. Seletati nii Vana Testamenti kui uut. Ja mul tahan tagasi tulla, et veel sooviks targemaks saada. Ootan siia tuttavaid ja sõpru ja loodan ka nemad siia kaasata.